Ma olin tegelikult koosolekul koos Rooma Pride'i korraldajatega. Mis juhtus? Ma mõtlen, olukord sai alguse 2025 aastal, kui meid rünnati 30 korda meie paraadi platvormi juures Rooma Pride 2025 ajal. Inimesed kutsusid meid terroristideks, mõrvariteks, kuigi meil polnud kaasas ühtegi rahvuslippu. Põhjus oli lihtsalt selles, et me oleme juudid ja kviirid. Oleme korduvalt palunud Rooma Pride'i korraldajal võtta seisukoht ja tegelikult lubada meil osaleda koordineerivas kogus, mis on kohaliku LGBTQ+ organisatsiooni koosolek. Ja 25. mai koosolekul öeldi meile tegelikult, et me ei ole selles koordineerivas kogus teretulnud. Aga isegi mitte ainult seda. Nad ütlesid meile ka, et alates sellest aastast ei anta meile paraadil veoautot kasutada. Ja tead, veoauto olemasolu ei tähenda ainult nähtavust kogukonnale, vaid ka turvalisust. Pärast seda, mis eelmisel aastal juhtus, võid ette kujutada, et meil on võimatu turvaliselt osaleda ilma selle platvormi turvalisuseta. Ja nii, ma olin koosolekul korraldajatega. Nii et ma olin tegelikult üks esimestest, kes selle info sai. Tegelikult olen ma töötanud Rooma Pride'i heaks 2 aastat. See oli minu jaoks tõesti raske ja emotsionaalne hetk. Ja siis nad andsid selle avalduse välja 5 minutit pärast, 10 minutit pärast seda, kui me lõpetasime koosoleku. Ja nad kasutasid seda platvormi nii väikese organisatsiooni vastu, nagu Kasketi Itaalia on. See on häiriv, see on vastik. Ja et siin Euroopas aastal 2026 ei saa juudid ikka veel osaleda. Ma ei taha isegi öelda ainult Pride'il, vaid üldisemalt sotsiaalses kontekstis, nagu need üritused, tead küll. Kas sa oled tegelikult märganud muutust käitumises sinu grupi ja kogukonna liikmete suhtes viimastel aastatel? Mitte ainult organisatsioonide nagu Rooma Pride, vaid ka inimeste poolt. Me vaatame tagasi oma osalemisele 3 aastat tagasi, siis see oli eriline hetk, kus rahvas ergutas meid paraadi ajal. Muidugi on alati olnud mõningaid väikseid antisemiitlikke rünnakuid, aga need ei olnud nii valjud ega nii ohtlikud nagu see, mis juhtus eelmisel aastal. Tead, pärast seda, kui me tegime aasta pausi, sest tundsime end turvalisuse mõttes ohustatuna ja seoses selle liikumisega. Ja siis osalesime eelmisel aastal taas koos oma Euroopa organisatsiooniga Rooma Pride'il. Ja sel aastal tegi korraldajad selle muutuse samuti selgelt nähtavaks. Aga inimesed üldiselt muudavad oma suhtumist meie organisatsiooni. Aga jällegi me oleme organisatsioon, mis keskendub antisemitismi ja queer-vastase diskrimineerimise probleemidele, millega seisavad silmitsi Itaalia ja Euroopa juudi queer inimesed. Ja tead, mõnikord pole meil isegi mingit seost Iisraeliga. Mõned meie liikmed ei hääleta Iisraelis. Meil pole isegi võimalik, mul pole Netanyahu numbrit, nii et ma ei saa talle helistada ja öelda, et ta lõpetaks. Nii et asi on selles, et praegu on queeri liikumisel üldiselt hoiak, et me peaksime seisukoha võtma. Aga see on nagu see IRA definitsiooni järgi on antisemitismi vorm see, kui paluda juudi inimesel võtta seisukoht mõne välisriigi tegude suhtes. Nii et see on natuke kahetsusväärne. Aitäh sulle, Ariel Heller, Keshet Euroopa president. Aitäh ja soovin sulle kõike head tulevikuks. Suur tänu, et andsite meile sellel platvormil sõna. On tõesti oluline, et see sõnum leviks üle kogu kontinendi, üle Iisraeli, igale poole. See on demokraatia küsimus. Nii et aitäh teile veel kord selle eest.